Meie mäng 5 trennikest on siis kiiruse peale mäng, mis on seltskonnamäng ja koosneb 5 etapist. Esimeseks peab siis jaotama inimesed vähemalt 2 tiimi ja valima välja mängujuhi. Mängujuht peab siis lugema punkte, kuulutama lõpus välja võitja ja hoidma üldiselt mängu silma peal. Kui mäng algab, on mängujuhil võimalus valida 5 ülesandest. Esimene ülesanne on mängujuht peab siis hüüdma näiteks korvpalli ja siis tiim läheb lähima korvpalli juurde ning peab saama vähemalt 3 punkti sisse ja siis, kui ta saab need pallid korvi, siis toob ta tagasi mängujuhi kätte ja nende tiim saab 1 punkti. Teine ülesanne on siis mängujuhil hüüda kas punane või sinine pall ja tiim peab jooksma vastavalt valitud värvi palli juurde ja andma selle ringis edasi, seni kui ring on täis ja see tiim, kes kiirem on, toob tagasi palli mängujuhi juurde ja nemad saavad punkti. Kolmas ülesanne on siis hula-hoop, kus tiimikaaslased peavad võtma ringi kätest kinni ja peavad kätest lahti laskmata ronima läbi hula-hoopist niimoodi, et teeks terve ringi täis ja kiirem tiim saab jällegi punkti. Neljas mäng on siis mängujuht invaliid ehk siis mõlemad tiimikaaslased peavad jõudma mängujuhini kõige vähemalt jalgade arvuga. Ja siis see tiim, kellel on kõige vähem jalgu maas, see saab punkti. Viimane ülesanne on siis mängujuht peab püüdma infektsioon ehk siis mõlemad tiimid peavad hakkama üksteist püüdma ja kui sa oled vastastiimi liiget puudutanud, tema istub maha, nagu on näidatud, ja siis see tiim, kellega tiimikaaslane jääb viimasena mängu, nende tiim saab punkti. Ehk siis mäng koosnebki 5 ülesandest ja lõppkokkuvõttes võidab mängu see tiim, kes on saanud kokku 5 punkti, nii mängujuht saab ise otsustada, mis järjekorras ta hüüab neid ülesandeid ja mis järjekorras kõike tehakse.